Pille juba vihjas sellele, et ega suures pildis andmebaasi arhiveerimine ei erine, protsessi mõttes andmebaasi arhiveerimine ei erine ükskõik millisest arhiveerimisest, et see suure pildi protsess jääb samaks. Meie kogumisosakond, meie arhivaarid ja üldjuhul nüüd andmekogude võtmes vastutava töötleja, dokumendihaldur, arhivaar, infohaldur suhtlevad omavahel, lepivad kokku, et andmekogu hakatakse arhiveerima, arutatakse võib-olla seda skoopi ja ulatust, mida täpselt sellest andmekogust, tegeletakse arhiivi kirjelduse loomisega, arhiiviskeemi moodustamisega, aga seal all on nüüd siis see andmekogude puhul suhteliselt keerukas tegelikult tehniline protsess. Kuidas me tegelikult saame minna selle andmekogu tehnilise platvormi juurde ja võtta välja selle tõmmise või snapshoti, mida me tegelikult arhiveerida tahame. Ja see on nüüd see alamprotsess, mida üldjuhul peaks läbi viima Rahvusarhiivi digitaalarhiiv ja andmekogu vastutav töötleja, see IT-asutus omavahelises koostöös. Et see protsess väga üldiselt võiks välja näha umbes selline, et me praegusel hetkel oleme ette kujutanud, et kui me hakkame seda tehnilist koostööd ja tehnilist arhiveerimist tegema, siis esimese sammuna me vaatame seda andmebaasi või infosüsteemi sellisel kujul, nagu ta on. Me lähme selle olemasoleva tehnilise platvormi juurde, vaatame koodi, vaatame seda rakendust, mis seal töötab ja otsustame, et kui võimalik, siis võtame esimese sammuna kohe selle koopia Datatambi native kujul või sellel algsel kujul, näiteks Oracle'i tambi, võtame rakenduse, paneme ta ühe andmehulgana kõrval ära. Teisena, kuna me teame, et see Datatamp ei ole alati väga hästi kasutatav pikemas perspektiivis, siis me tahame sellistest terviklikust relatsioonilisest andmebaasist teha ka arhiivi koopia. Selleks on meil olemas standard, relatsioonilised andmebaaside arhiveerimisvorming standardina nimega Siard, sellest me räägime pärast natukene pikemalt. Ja meil on ka rakendus nimega Database Preservation Toolkit, millest siis meil kallis kolleeg Lauri Rätsep räägib ja näitab pärast pikemalt. Ehk siis esimeste sammudena, kui me selle asutuse serverite juurde lähme, kus see infosüsteem on, võtame Datatambi tavapärase native kujul, kui võimalik, teeme vabavaralise koopia ja meil on olemas 2 komplekti andmetest algsel relatsioonilisel kujul. Järgmise sammuna tahame koguda natukene dokumentatsiooni ja kirjeldust selleks, et need samad andmed oleksid ka kasutatavad ja arusaadavad, mitte ainult tänasel päeval, vaid 20, 30, 50 või 100 aasta pärast. Ja siis me vaatame, kas meil on võimalik sellest relatsioonilisest ja normaliseeritud andmebaasist teha ka selline lihtsustatud kuju. Nüüd mõnede nende sammude juurde natukene täpsemalt, et sellest Datatambi tegemisest ja Siardi tegemisest, esimese Siardi tegemisest me hakkame praegu pikemalt rääkima, aga dokumentatsioonist ja kirjeldustest. Et kui me räägime dokumentatsiooni kogumisest andmebaasi kõrvale, siis siin on 2 peamist eesmärki. Esimene eesmärk on see, et kui Hanno mainis, et andmebaasi arhiveerimisel see tõmmis pannakse meil üldjuhul offline'i, peamiselt andmekaitselise regulatsiooni ja andmete piiratuse tõttu ta otse kasutatavaks kuskil veebis ei saa. Sellest hoolimata, mida me tahame teha, on see, et kui kasutajad tulevad arhiivi ja arhiivi infosüsteemidesse, siis nad saavad aru, et kuskil on need tõmmised olemas. Rahvastikuregistri seis aastal 2005, 2010, 2015, 2020. Ja sellise üldise kirjelduse iga andmekogu tõmmise kohta me tahame kokku saada. Esimene punkt siin on siis juba see arhiivi kirjelduse loomine. Selleks on meil oma kirjeldusstandard olemas, meil on olemas tööriist nimega UAM, kus saab seda sisse toksida. Ja teiseks me tahame ka kindlasti nii palju kui võimalik, kui vähegi võistlik ja kui need andmed on enam-vähem korrektsed, võtta kaasa ka arhiveerimisel selle riha kirjeldust ja hetkeseisu. 1. veebruari seisuga 2018 näiteks arhiveerime rahvastikuregistri ära, siis me tahame võtta ka 1. veebruari seisuga selle riha kirjelduse, panna selle nende andmete kõrvale
ja avalikustada siis ka meie otsingusüsteemides ja kataloogides, et kui kasutajad tulevad, siis nad oleksid võimelised leidma seda infot, et see tõmmis 1. veebruar 2018 seisuga on Rahvusarhiivis hoial. Teine eesmärk on see, et kui kasutaja on leidnud mingi infosüsteemi tõmmise, on ära defineerinud, et tal on huvi seda lähemalt uurima hakata, siis kogu selle andmehulgast, andmestruktuuridest, andmemudelist arusaamiseks peab tal ka olema päris palju sellist kirjeldust taga. Ehk siis me tahame arhiveerimise käigus tutvuda, me tahame põhimõtteliselt saada loetelu sellest dokumentatsioonist, mis andmekogu jaoks on loodud, andmemudel, eelkõige arhitektuur, aga miks mitte ka sellised kasutajajuhised ja defineerida nende hulgast teatav hulga dokumente, mida me siis koos andmetega arhiveeriks ja tulevikus siis kasutaja saabki komplekti, kus on nii andmed kui ka see dokumentatsioon ja saab põhimõtteliselt hakata tegema sellist andmekaevandust või uuringut. Ta tutvub dokumentatsiooniga, tutvub andmetega ja saab edasi teha hakata ehitama endale vajalikke päringuid, endale vajalikke andmeid ja vastuseid otsima hakata. Samamoodi selleks, et anda edasi natukene seda konteksti, suuresti see tehnoloogilise platvormi kontekst läheb meil tänasel päeval tegelikult arhiveerimise käigus kaduma ja selleks, et ta on tuleviku kasutajale aru saama, kuidas see infosüsteem võis siis tegelikult aastal 2017 ja 2018 välja näha, mismoodi teda kasutati. Me oleme ka tegelikult seniste arhiveerimiste käigus teinud näiteks videosid praegusest kasutaja liidesest, et lihtsalt kasutaja 20 aasta pärast tuleb, avab selle video, näeb, kuidas seda infosüsteemi kasutati, see annab talle täiendavat konteksti lisaks sellele dokumentatsiooni vaatamisele ja andmete vaatamisele. Ja eks see dokumentatsiooni kirjelduste kogumine on suhteliselt loominguline tegevus. Konkreetselt, kui me juba ühe või teise infosüsteemi juurde jõuame, eks me vaatame, mis teil üldse olemas on, millist dokumentatsiooni te olete loonud, milline selle kvaliteet on, kas see dokumentatsioon ise on, või kas võime eeldada, et see üldse 10 või 20 aasta pärast on kasulik ja kasutatav, kas rihakirjeldused on ikkagi piisavalt adekvaatsed ja vastavalt siis valime, mida me üldse saame teha, millist infot sinna andmebaasi andmete kõrvale me saame üldse koguda. Andmebaasi lihtsustamine on nüüd teema, mida me kindlasti esialgu väga palju peale ei suru, ütleme järgmise 3, 4, 5 aasta jooksul. Aga suurusjärgus 10 aasta pärast me tahame jõuda selleni, et kõikide andmebaaside arhiveerimise ajal on olemas nii selline esialgne normaliseeritud kuju kui ka lihtsustatud denormaliseeritud kuju. Seda väga lihtsalt sellel põhjusel, et need andmemudelid tänasel päeval ja süsteemide keerukus on läinud nii kaugele, et sellise datatambi arhiveerimine või ka puhtalt tabelite struktuuri andmemudeli struktureerimine ükskõik millises või kopeerimine ükskõik millises arhiivi vormingus teeb kasutamise ülimalt keeruliseks. Kui me räägime ikkagi korralikult normaliseeritud XT-ga ühendatud ristkasutuses andmebaasidest, kus andmemudelis on mitmed sajad või isegi mitmed tuhanded tabelid, et siis me võime need andmeid ju küll arhiveerida, võime neid kasutajale anda, aga eeldatavasti on ikkagi vaja päris kõva kuude või aastate pikkust uurimistööd, et üldse lihtsamaidki päringuid selle andmehulga peal üles ehitama hakata. Seega, mida me tahame teha, on iga andmebaasi puhul eraldi vaadata, kas me saame seda andmemudelit teha arhiveerimisel lihtsamaks. Alustades sellisest suhteliselt elementaarsest denormaliseerimisest, klassifikaatorite asendamisest tegelike väärtustega põhitabelites, aga ka näiteks sellisest, mida me ise nimetame arhiveeritavate vaadete defineerimiseks. Et meie ideaal on tegelikult see, et me iga andmekogu puhul 10 aasta pärast oleme defineerinud suurusjärgus 10–20 sellist vaadet või view'd, mis iseeneses on küllaltki terviklikud ja annavad tuleviku kasutajale juba suhteliselt mõistliku ülevaate, suhteliselt lihtsa pealevaatamise tulemusena. Nende arhiveeritavate vaadete defineerimine pole kindlasti alati lihtne, seal on mitmeid kaalutluskohti, et mis võiks olla see põhiolem näiteks vaate aluseks.
sisuliselt peab ära otsustama, mis on see kasutaja huvi 50 või 100 aasta pärast, et sellest lähtuvalt neid vaateid defineerida. Ja sellist andmeanalüütikat või mõtlemist sinna taha läheb kindlasti kõvasti, aga ma arvan, et see on tuleviku kasutajate mõttes kasulik tegevus. Ja nüüd, kui me juba teie juurde tuleme, esimest arhiveerimist teeme, siis me kindlasti hakkame sellest lihtsustamisest rääkima. Aga mis iganes võtteid me saame teha, et kindlasti see kaalutluskoht seal ongi, et mida me suudame teha, mille jaoks meil ressursse on, mille jaoks meil aega on, mis on mõistlik teha ja me üritame võimalikult lihtsaks selle andmebaasi arhiveerimisel teha. Ja tehniliselt me kujutame ette, et kui need sammud on läbi tehtud, analüütika denormaliseerimine, et siis laseme võimalusel nendel andmebaasi volitatud töötlejatel teha siis sellised vahetabelid nendest vaadetest, materialiseeritud vaated põhimõtteliselt, mida me saame siis omakorda arhiveerida. Nii et andmete mõttes, mida me tahame teha, on see, et me tahame vähemalt võtta tänasel päeval ja esimesel arhiveerimisel võtta andmebaasist relatsioonilise andmemudeli arhiivi vormingus ja relatsioonilisel kujul praktiliselt sellele laivis olevale andmemudelile vastaval kujul võtta arhiivi vormingustabelit, kui võimalik ja mõistlik võtta kaasa ka see teidadamp, kui võimalik ja selleks aega ja võimalust on, siis teha ka lihtsustatud andmebaasi. Aga maksimum tulemus on see, et me võtame arhiveerimisel kaasa 3 vaadet ühest andmekaasist. Ja tulevikus see tähendab, et vastavalt kasutajate tehnilistele oskustele, võimalustele, nad saavad siis kasutada seda vaadet, mis neile kõige parem on. Et kui kõik need eelmised sammud on tehtud, siis edasine on juba suhteliselt lihtne. Võtame need erinevates vormingutes, erinevates kujudes andmed, võtame kogu selle kogutud dokumentatsiooni, kirjeldused ja paketeerime kokku, te annate Rahvusarhiivisele üle, meie teeme oma poolt kvaliteedikontrolli ja kui me seal ühtegi sellist olulisemat suuremat viga ei leia, siis kinnitame ametlikult selle andmebaasi vastuvõtmise Rahvusarhiivi, mis omakorda tähendab, et kui sellele viitas ka Hanno juba enne, et kui andmekogul on arhiivi väärtus määratud, siis ilma meie loata midagi sealt enam hävitada ei tohi. Kui on üle antud, siis üleantud andmete osas saab kasutus asuda mittevajalikke andmeid ja aktiivses kasutuses mitte olevaid andmeid hävitanud. Et põhimõtted, mis te just kuulsite, on meil omavahel praegu läbi arutatud, väga vähesel määral ka mõningates asutustes testitud. Kui siin on Maksu- ja Tolliameti inimesi, siis neile suur tänu. Aga seal on hästi palju endiselt seda valiku võimalust. Andmebaasid on erineva suurusega, erineva keerukusega. Ka meeskonnad, inimesed ja nende ressursi olemasolu asutustes on erinev. Nii et kõikide nende punktide osas tegelikult need detailid ikkagi lepitakse kokku töö käigus. Ja nii et koostöö siin andmebaaside arhiveerimisel tehnilises mõttes siis digitaalarhiivi ja andmekogu volitatud töötleja vahel on äärmiselt oluline. Ja anname endale selgelt aru, et sellist ideaalselt tulevikus 100% hästi kasutatavat arhiveerimist me tänasel päeval teha ei suuda, vaid iga arhiveerimise, iga infosüsteemi puhul eraldi hakkame vaatama, et kuidas me saame tasakaalustada seda nii-öelda kolmnurka, kus ühel pool on kulud või ressurss, mis kulub arhiveerimisele, kasutajamugavus, siin on mõeldud just pikaajalist kasutajamugavust arhiveeritud andmete kasutamisel ja nii-öelda algne ja autentne, et kui palju seda algset konteksti ja algset autentsust suudame arhiveerimisel alles jätta, et seda nii-öelda kaalutlemist me hakkame tegema. Vormingud ja tööriistad, CR-vormingud sai nimetatud, DVBTK. Ka mõningad soovitused, et selleks, et andmebaasi arhiveerimine saaks lihtsam ja meeldivam olla, siis mõningad soovitused, et
et meid aitaks väga arhiveerimisel, kui esiteks andmebaasi sisu oleks väga hästi kommenteeritud. Et kui Ville rääkis enne sellest riha kooskõlastamisest, siis praktikas jah, see 26 arhiiviväärtusliku andmekogu jaoks tähendab, et kui te nüüd dokumentatsiooni uuendate, riha kirjeldusi uuendate ja täiendate, siis meie digitaalarhiiv hakkab üle vaatama, et kas teie andmemudel on nii-öelda arhiveerimiseks ja pikaajaliseks edaspidi kasutamiseks ka see sobilik. Eelkõige me seal vaatame, et kas ta on kommenteeritud, kas ta on selgelt ja täpselt kirjeldatud. Pärast kuulete täpsemalt ka nendest tööriistadest ja arhiivi vormingute piirangutest. Ja üks asi, mis sealt tuleb, on see, et andmebaaside päringute jaoks me soovitame teil edaspidi siis kasutada protseduure või viewsid, mida me saame siis materialiseerida ja materialiseeritult arhiveerida. Et tänasel päeval meie vahendid puhtalt selliseid päringuid ja rakenduskihti arhiveerida ei võimalda, selleks, et kasutamine ja andmebaasi kasutamine oleks üldse enam-vähem mõistlikult võimalik, siis selliste nii-öelda ilmutatud kujul protseduuride ja view'de olemasolu on meile äärmiselt tähtis. Ja ütleme seda soovituste nimekirja, mida te praegusel hetkel näete siin slaidi peal, hakkame tegelikult aja jooksul ka täiendama. Ja meie eesmärgiks on jõuda aasta lõpuks või järgmise aasta alguseks ka selliste tehniliste juhisteni. Et kui me selle aasta jooksul suudame läbi viia 3-4 sellist tehnilist testi mõningate asutustega mõne infosüsteemi reaalse arhiveerimise osas, siis kõik need kogemused, mis me sealt saame kirja panna. Täna on slaidil juba nägite, et selline esimene põhi on olemas, aga see on lihtsalt nii toores veel, et me ei taha seda kuskile ametlikult välja panna. Aga me tahame seda selle aasta jooksul väga aktiivselt edasi arendada ja jõuda selliste väga konkreetsete tehniliste nõueteni, tehniliste juhisteni. Et kuidas see nii-öelda andmebaasi tehnilise platvormi arhiveerimine võiks välja näha ja mida võiks asutused arvesse võtta või millega nad võiksid arvestada eelkõige uutel platvormidel üleminekul süsteemide edasisele arendamisel. Mis on need võtted, tegevused, mida saab teha selleks, et andmebaasi arhiveerimine oleks lihtsam, et kõik need tähtsad andmed ka aastasadade pärast kasutatavad ja alles oleks. Vormingust, et see müstiline vorming Seard, mida juba 2 korda sai mainitud, on pikemalt lahti kirjutatud siis ingliskeelset Software Independent Archiving of Relational Databases ja on vorming, andmebaaside arhiveerimise vorming, reaktsiooniliste andmebaaside seal juures spetsiifiliselt, mis on algselt loodud Šveitsi liidu arhiivis rohkem kui 10 aastat tagasi. Ja Eesti Rahvusarhiiviga kui me räägime siin meie kogemustest 2002-2003 andmebaaside arhiveerimisel, kasutasime natukene teistsugust vormingut, aga nüüd 2010-2011 aastal alustasime üleminekut sellele Seardi vormingule ja muu hulgas siis ka osalesime selles protsessis, mis täiendas seda algset Seardi vormingut Seard 2.0 vorminguks aastatel 2014-2015. 2015 aastast alates me oleme seda põhjalikult testinud, põhjalikult ka tegelenud selle tarkvaralise toetuse arendamisega ja tänaseks päevaks me oleme nüüd selles seisus, kus me suudame või julgeme avalikult välja öelda, et see Seardi vorming on nii-öelda parim pikaajalise säilitamise vorming relatsiooniliste andmebaaside jaoks, mis üldse olemas on. Ja et ta suudab teha piisavalt palju, et selle rakendamine oleks mõistlik. See vorming ise on üles ehitatud XML-i ja SQL-i põhjal ja kui me räägime nii-öelda Seard vormingust või Seard failist, siis peale nii-öelda andmebaasi arhiveerimise läbiviimist, mida te näete, on see, et sinna tekib selline Seard fail. Sama iseenesest on kokku võetud zip fail, mille sees on 2 kataloogi, ühe nimetus on content, teisel header spetsifikatsiooni järgi ja sinna sisse paigutatakse siis omakorda andmetabelid ja andmebaasi metaandmed, põhilised metaandmed,
et siin header kataloogis on XML kujul meta-andmed ise, metadata.xml failina. Defineeritakse kogu andmebaasi struktuur, tabelite struktuur, andmemudel, päringud, triggerid, view'd, mis seal sees on olnud. Ja content kataloogis on siis omakorda iga tabeli kohta oma kataloog järjest. Nende kataloogide sees omakorda XML failidena on siis need andmetabelid ise. Et see on väga kiirelt rääkides see vorming, mida me tahame kasutama hakata. Kuna ta põhineb avatud standarditel, on põhimõtteliselt ka ilma igasuguste abivahenditeta töödeldav, kasutatav, siis me leiame, et see sobib väga hästi relatsiooniliste andmete hoidmiseks mitte ainult 3-4-5 aasta jooksul, vaid ka hoiustamisel 10, 20, 30 või 50 aasta jooksul.